T1 keskuses siin meie selja taga toimuvad näidistrennid. Praegu on ringis Markus Mittal ja tema treener Kristo Männistev. Minu kõrval Aise Lagajeva, 3. korda astud liigringi laupäeval. Just. Seni kaotusteta. Just. Ja plaanin ka, et ilma kaotuseta. Ja plaanid? Ikka. Kuigi praeguse vastasega on teil olnud amatöörmats, see läks nii nagu läks. Just. Väga sa seda kommenteerida ei taha? Ei taha. Sa näitad nüüd, mis puust naisega on tegu? Jah, just no, nii. Ma olen sind trennis näinud. Muljet avaldav pühendumine. Ikka. Teen 2 korda päevas trenni, 6 korda nädalas. Mul on suured plaanid, suured ambitsioonid ja näitan fightiga ka ära, kui tugev ma olen. No meie teeme sinuga esimest korda intervjuud ja küsiks ära kõik need õiged küsimused. Kuidas sa võitlusspordi juurde jõudsid? Kuidas üks naine, noor, kena naine hakkab seda võitlussporti niimoodi armastama? Eksi tõttu astusin selle sporti. Eks sai kere peale? Astusin, läksin, meeldib lüüa inimesi, meeldib peksa, meeldib veri, seega meeldib valu ja ma... Aga eksi jätsid maha, ka võitlusspordi võtsid endale? Just nii. Kas sa oma eksist täna jagu saaksid? Ikka. Saaksid, on ju? Millised su treeningud välja näevad? Millist kava hoiab treener? Meil on päris paljud erinevad, vaatame kõige probleemsemaid asju, mis pühendume sellele, mis on suured vead ja enamasti ma ei taha rääkida väga, mis meie treeniplaan on, et keegi ei teaks, aga valmistume ikkagi tugevasti ja oleme alati valmis heaks võiduks. No me kindlasti tuleme ükskord trenni ja küsime siis nende tugevuste osas ka, et mina olen seal trennis nii mõndagi näinud ja vaatanud ikkagi imetlusega alt ülesse sulle. Millised su suured plaanid on? Laupäeval plaanid sa võita? Plaanin võita ja plaanin kiirelt võita. Ja kiirelt plaanid võita, aga edasi? Edasi, sel päeval lähen puhkama ja siis tööle. Ma kuulsin, siit sosistas mulle kõrva keegi, et paluti, et sa jääks kohale, et tehakse ühispilt. Sa ütlesid, sa ei saa, sa oled restorani tööle peale fighti. Jah, just nii. Ma enne fighti töötan ja peale fighti töötan. Sa tuled, kus restoranis sa töötad, ütle palun? Restoran Kismis. Restoran Kismis, et te siis teate sellele õhtul. Palun kohelge teda väga hästi. Ta peaks tegelikult puhkama, tuleb restoranist ja läheb restorani tagasi tööle. Lõpetuseks kõikidele fännidele. Miks nad peaks laupäeval kohale tulema? Sest kõik ootavad seda võitu juba pikalt ja kõik tahavad, et ma võidaks sel päeval. Ja ma lubasin, et ma ei aja alt. Ei vea alt. Jah, ei vea alt ja seekord võidan ja kingin kõikidele rõõmu. Hea fightiga. Aitäh sulle!